Murest murtud. Lugu Eesti rahva elust. Esimene peatükk. Laaneladval linnukene luuleb lugusid loojale. Põõsapeidus piigapeeni palmib pärgi peiule. Linnukene hõiske keelil kiidab kevade kenadust. Piigapeeni lauluhäälil avab südame saladust. Haamägi. Oli öö, magus, pehme, soe suvine öö. Ülevalt mäeharjalt, kust uhked mõisahooned maha vaatavad, kõlasid veel üksikud hääled alla orgu, kus õitseva heinamaa käärude vahel väikene oja oma laineid Läti piiri poole veeretab. Mäekaldal toominga okstes häälitses vahete vahel nagu pool unistades kiriküüt, tasa kaeblikult, nagu õhkaks üksik hing pehmeil häälil oma igatsus sõpruse ja armastuse järele välja. Hõbedane uduõhk tõusis heinamalt üles, vaikne kohin lehvitas läbi puulatvade, siktikad sumisesid ja jaaniussikesed läikisid läbi ööpimeduse. Oja kaldal lompides krooksusid konnad kooris. Muidu oli kõik vagusi. Kuu puistas oma valendavat valgust üle ilma. Oja laineilt kui ka igalt kastetilgalt paistis tema kuju vastu. Jalaka tihedate okste läbi aga ei tunginud tema valgus. Seal valitses südaöine pimedus. Kõik jäi vait. Aga pea, siin liigutas end keegi. Võsaoksad kahisesid, kuiv oksakene raksatas tulija jalgade all. Põõsa tagant tuli noor neiu nähtavale. Argselt astus ta ligemale. Sel samal silmapilgul astus aga ka jalakavarjult keegi välja. Kaks kätt laotasid ennast laiali tulijale vastu ja hõisates hoidis noor mees neid oma kaenlas. Süüta lapselik meel, anna sina luuletaja kandlele suud, kui ta elu pühadest saladustest lugu laulab. Külaveli, kas sa vana Kotti-Otti ka tunned? Oota, las ma räägin. Kotti-Ott oli Kotitalu omanik ja esimene mees üle valla. Mitte, et ta mõne noore kergesaba sarnaselt kihelkonnas oma nime kuulsaks oleks teinud, vaid Ott oli aus ja mõistlik mees, kellele kõige vähem... Sample complete. Ready to continue?